Strasbourg on Euroopa Parlamendi ametlik asukoht. Parlamendikomisjonide koosolekud ja mõned täiskogu istungid toimuvad Brüsselis. Peasekretäriaat asub osaliselt Luksemburgis. Lissaboni lepingust tulenevalt on parlamendil Euroopa kujundamisel nüüd suuremad volitused kui kunagi varem. Eelmisel aastal hääletasid saadikud sadu kordi erinevate õigusloomega seotud küsimuste üle, mis puudutavad meid kõiki nii kodanike, töötajate kui ka tarbijatena. Samuti on Lissaboni lepingu jõustumise järel tugevnenud kodanike õigused. Põhiõiguste harta on nüüd siduv kõigi Euroopa Liidu institutsioonide jaoks, kohustades neid arvestama kõigis õigusaktides või meetmetes kodanike poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete õigustega. Viimased Euroopa Parlamendi valimised toimusid 2009. aasta juunis. Praegu kuulub parlamendi koosseisus 736 liiget, kes on valitud 100 riikliku erakonna seast ja jagunevad 7 fraktsiooni. Lissaboni leping tugevdas parlamendi rolli seadusandjana ja lisas ligikaudu 50 valdkonda, mille puhul rakendatakse kaasotsustamismenetlust. See asetab parlamendi ministrite nõukoguga võrdsele tasandile. Nende valdkondade hulka kuuluvad põllumajandus, energiajulgeolek, sisseränne, justiits- ja siseküsimused, tervishoid ja struktuurifondid. Parlamendile lisandus samuti uus roll Euroopa Liidus ja selle institutsioonides. Nüüdsest kiidab parlament heaks Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi ning parlamendi nõusolek on vajalik ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja ametisse nimetamisel. Samuti otsustab parlament nüüd koos nõukoguga kogu ühenduse eelarve üle. Euroopa Parlamendi liikmed valitakse otsevalimistel alates 1979. aastast ja praegu on käes parlamendi 7. ametiaeg. Praegune Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek valiti oma ametikohale 2009. aasta juunis. Ta on Poola saadik ja kuulub Euroopa Rahvapartei fraktsiooni. President juhib parlamendi ja selle organite tegevust. Ta juhatab täiskogu istungeid ja esindab parlamenti kõigis välissuhetes, eelkõige rahvusvahelistes suhetes. Euroopa Parlament võtab sageli vastu presidente, peaministreid ja teisi paljudest riikidest pärit kõrgeid külalisi. Suhted rahvusvahelise üldsusega on parlamendi jaoks väga tähtsad. Seepärast pühendubki parlament sellele, et Euroopa Liidul oleks üha suurem roll rahvusvahelistes suhetes. Parlamendi liikmed jagunevad fraktsioonidesse vastavalt oma poliitilistele vaadetele. Fraktsioonid toimivad nagu Euroopa erakonnad. Nad moodustavad liite ja otsivad kompromisse. Nii nagu rahvusparlamentide liikmed, koonduvad ka Euroopa Parlamendi saadikud komisjonidesse, kus nad valmistavad ette eelnõusid, mida seejärel arutatakse täiskogu istungitel. Veebiülekannete vahendusel võib igaüks neid koosolekuid jälgida. Täiskogu istungi ajaks kogunevad kõik Euroopa Parlamendi liikmed Strasbourgi või Brüsselisse. Sel ajal leiavad aset kõige olulisemad arutelud ning parlament hääletab õigusakti ettepanekute ja poliitiliste avalduste vastuvõtmise üle. Parlament töötab liidu 23 ametlikus keeles. Iga saadiku õigus kirjutada, rääkida ja lugeda oma emakeeles on parlamendi demokraatliku legitiimsuse alus. Laienenud Euroopa Liidus on väga oluline arvestada kõikide liikmesriikide keeltega, sest see symboliseerib liikmesriikide vahelist võrdsust. Suur osa meie riiklikest õigusaktidest on algselt koostatud ja vastu võetud Euroopa tasandil. Väga suur osa Euroopa Parlamendi otsuseid puudutab otseselt meie igapäevaelu. Heaks näiteks on mobiiltelefonide rändlustariifide ettepanek. Tänu parlamendi otsustele vähenesid nende enam kui 140 miljoni eurooplase arved, kes kasutavad oma mobiiltelefone, kui nad reisivad teistes Euroopa Liidu riikides. Kodanike õiguste tagamiseks on parlament teinud oma hääle kuuldavaks ka Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheliste suhete raames, lükates näiteks esialgu tagasi SWIFT võrgustiku kaudu pangaandmete ja lennureisijate andmete edastamist käsitleva lepingu. Euroopa üks tähtsaim ülesanne on turu tõhusa toimimise tagamine nii, et samal ajal säiliksid sotsiaalsed standardid, millele tugineb meie heaolusüsteem ja elukvaliteet. Seetõttu oligi parlamendi peamine mure õige tasakaalu saavutamine, kui ta võttis vastu teenuste direktiivi, mis võimaldab teenuste osutajatel tegeleda oma kutselal kõikjal Euroopa Liidus. Saadikute ülesanded ei jää vaid liidu piiridesse.
Valimisvaatlusmissioonid või Sahharovi mõttevabaduse auhinna üleandmine on vaid mõningad näited parlamendi tegevusest seoses inimõiguste kaitsmisega ja demokraatlike väärtuste edendamisega. Kogu maailma majandust mõjutanud kriisi tõttu võttis Euroopa mitmeid meetmeid, mille rakendamiseks oli vaja Euroopa Parlamendi heakskiitu. Näiteks kiitis parlament heaks Euroopa Liidu finantsjärelevalve paketi eesmärgiga tugevdada kontrolli Euroopa tasandil. See pakett näeb muuhulgas ette oluliste süsteemsete riskidega finantsinstitutsioonide otsese järelevalve. Parlament võttis samuti vastu seisukoha alternatiivsete investeerimisfondide haldamise kohta, nõudes uusi eeskirju seoses läbipaistvusega ja nende riskide vähendamisega, mis ohustavad Euroopa Liidu reaalmajandust. Euroopa edu probleemidega tegelemisel sõltub kodanike ja poliitikute suutlikkusest leida koos lahendusi. Üks parimaid viise, kuidas osaleda Euroopa Liidu tegevuses, on teha seda parlamendi kaudu.